Tere hommikust! Olen Artur Montoniost ja minuga koos on siin ka Margus Meritist. Ja väga meeldib on kõiki teid täna siin teisipäeva hommikul kell 10 näha. Usun, et tuleb konstruktiivne ja informatiivne sessioon makselinkidest. Miks me selle sessiooni üldse korraldasime, on see, et Montoniol ja Meritil on praegu väga viljakas koostöö. Ja me näeme, et makselinkide kasutamine ja just siis makselinkide abil arvete eest raha kogumine on märksa efektiivsem protsess. Ja seetõttu me tahtsimegi natukene tarkust jagada, kogemust jagada, mida me näeme, kuidas need süsteemid töötavad. Ja see ongi tänane agenda. 2 administratiivset kommentaari ka. Me salvestame tänast sessiooni ja saadame selle hiljem järgi, nii et sellepärast ei pea muretsema. Ja teine palve on seoses küsimustega, et kui teil on mingeid küsimusi, siis julgustan teid kasutama seda väikest Q&A boksikest, mis siin all on, kus on need väiksed küsimuste mummukesed. Siis nad küsimused salvestuvad õigesse kohta, saame need kenasti pärast ette võtta ja ka kenasti läbi käia. Hakkame pihta. Tänane agenda. Natukene tutvustan Montoniot, kes me oleme, mis me teeme. Siis käime läbi erinevad makselingi versioonid ja see, kuidas makselink töötab. Ja seejärel annan ma sõnajärjel üle Margusele, kes räägib natuke lähemalt, kuidas siis Meritis neid asju seadistada, kuidas Meritis makselingiga seotud infot kuvatakse ja kuidas ta kõik arvetega kenasti on kokku seotud. Aga kõigepealt natukene Montoniost. Oleme makseteenuse osutaja. Toimetame täna Eesti, Läti, Leedu ja Poola ja väga uhke tunne on öelda, et meiega töötab circa 7000 klienti, ehk siis umbes 7000 ettevõtet on oma maksetega seotud teenused meie kätte usaldanud. See on suur usaldus ja seda me töökalt hommikust õhtuni ka täidame. Mida me täpselt pakume, on panga- ja kaardimaksed, lisaks ka veel siis alternatiivsed maksemeetodid, nagu näiteks maksa hiljem ja järelmaks. Meie maksemeetodid toetavad ka tagastusi, ehk siis ei pea tagastusi tegema nii-öelda manuaalselt panka sisse logides ja sealt makset algatades, vaid läbi meie kasutajaliidese saab hästi mugavalt erinevaid makseid vajaduse korral ka tagastada. Silma paneb meil särama see, et me teeme maksetega seonduvat üsna hästi. Üks põhiline siis mõõdik, millel me silma peal hoiame, on siis maksete konversioon, ehk siis kui paljud inimesed reaalselt oma maksed, mis on läbi Montonio algatatud, edukalt lõpetavad ja 97% on kindlasti number, mille üle me saame olla väga uhked. Ja samuti pakub meile uhkust ja ka vastutust tagasiside, mida me saame oma klientidelt ja reitingud, mida me siis tagasiside vormis kogume, on üldiselt positiivsed. Nii et see on see, mis paneb meid oma tööd tegema, mis paneb meid pingutama, et pakkuda oma klientidele häid ja kvaliteetseid makseteenuse lahendusi. Üks osa sellest on loomulikult makselingid ja see on see, millest me täna ka natukene lähemalt räägime. Aga siis kontseptuaalselt või natuke lahti seletades, mis on makselink. Makselink on sisuliselt siis URL või siis link, millele klikkides on võimalik algatada makset väga-väga kiiresti. Eelkõige makselinke meie kliendid kasutavad kiireks ja mugavaks maksete kogumiseks. Ilmselgelt peamine näide on arved. Mulle ka endale meeldib maksta arveid, kus on selline väike nupuke, et klikki siia, et maksta, selle asemel, et kopeerida sealt kusagilt PDF-ist neid pangarekvisiite ja mingeid muid saaja andmeid ja siis logida panka sisse. Et see on see, miks me näeme hästi palju potentsiaali just Merite ja Montonio koostööl. Ja makselinkidel on erinevaid variante, et mida te siin paremal pool näete, ongi siis link, mille peale klient klikkis. Ta suunatakse siis väikesesse vaatesse, kus tal on võimalik minna pangas seda konkreetset arvet ka tasuma. Klientpood on siis ettevõtte nimi, ehk siis kui te kasutate makselinke, on siin loomulikult teie nimi. Igal makselingil on ka maksekirjeldus, see on siis see rida, mida te pangas näete.
ja loomulikult on siin ka summa juures. See on nüüd kõige lihtsam variant makselingist. Tegelikult on makselingil võimalik kuvada ka muid maksemeetodeid peale pangamaksete ja siin te tegelikult näete ühte versiooni, kus on ka kaardimaksed aktiveeritud makselingil ja eriti ägedaks teeb see loomulikult Google ja Apple Pay, et usun, et olete kindlasti mõnes e-poes seda maksevõimalust näinud ja see on kindlasti kordades lihtsam kui pangamakse. Ja me näeme seda tegelikult ka oma numbritest, et kui e-poes või näiteks makselingil on kaardimakse ja Google Pay kuvatud, siis just maksete statistika ja maksete distsipliin läheb isegi veel paremaks. Teatud summadest alates, kui me räägime nüüd näiteks e-kaubandusest ja arvete kogumisest laiemalt, on mõistlik ka makselingil pakkuda klientidele ehk siis nagu lõpptarbijatele, kes läbi selle makselingi maksavad, ka erinevaid alternatiivseid makselahendusi. Me näeme oma numbritest, et näiteks maksa hiljem, kus siis on võimalik maksta kas järgmine kuu või 2 osas või 3 osas, aitab väga palju kaasa distsiplineeritud maksete kogumisele, just sellepärast, et me pakume lõpptarbijatele muid variante, kuidas maksta. Ja siin näite puhul summa 490 eurot võib olla täiesti reaalne, et maksja antud juhul sooviks seda näiteks jupitada. Või kui summa on veel suurem, on võimalik ka finantseerida seda järelmaksu abil, kus siis tagasimakse on lausa võimalik mitme aasta peale ära jupitada. Aga üldiselt alternatiivsete makseviiside siis vajadus või populaarsus tuleb välja just suuremate arvete puhul. Mis on oluline aru saada, on see, et laekumine teile ei sõltu sellest, kas klient soovib seda maksta 3 osas või 2 osas või järelmaksuna. Teie siis teenuse kasutajana saate kogu summa kätte paari tööpäeva jooksul. Et see, mida klient valib, ei mõjuta seda, kuidas ja kui kiiresti teie raha kätte saate. Me käisime praegu läbi paar versiooni makselinkidest ja võib-olla peamine järeldus või kokkuvõte ongi see, et makselink ei ole ainult traditsiooniline pangamakse, vaid seal võib olla kaardimakse, Google, Apple Pay ja makse hiljem lahendused juures. Et see, mida seal kuvatakse, sõltub sellest, mis te olete Montonio süsteemis enda jaoks aktiveerinud. Aga nüüd rääkides aktiveerimisest, käime põgusalt läbi ka protsessi, kuidas on võimalik Montonio makselingid oma Meriti-arvetele külge panna. Esimene samm, mida arvesse võtta, on see, et teil tuleks luua konto Montonio süsteemis. Montonio on reguleeritud finantsettevõte, kuna me liigutame raha, siis meil on teatud kohustused oma kliente onboardida, saada aru, mille jaoks, miks, mida keegi rahaga teeb, mis teenust osutab, ehk siis läbi käia see üsna kiire ja automatiseeritud konto loomise protsess. Seejärel meie iseteeninduskeskkonnas makselinkide teenus aktiveerida ja kolmas samm, API-võtmed, tundub küll võib-olla natuke selline tehniline kontseptsioon, aga te võite mõelda API-võtmetes kui mingisugune parool või salasõna või ID, mille abil siis Merit oskab tuvastada, et ahaa, kui ma nüüd arvet loon, siis see on selle konkreetse kliendi jaoks. Ja tegelikult Margus pärastpoole räägib natuke lähemalt, kuidas Meriti süsteemis siis asju korrektselt üles seadistada. Aga Montonio süsteemis saab API-võtmed kätte oma poe vaatest. Üsna lihtne protsess. Kui peaks tekkima probleeme, küsimusi, on meie klienditugi alati valmis teid aitama, aga lühidalt öeldes protseduuriliselt, mis ongi vaja teha, ongi siis tulla oma Montonio kontosse, võtta siit API-võtmed ja tõsta need Meriti süsteemi üle. Üks siis 5 makselinke luua on tegelikult ka käsitsi. Loomulikult me soovitame enamikele oma klientidel kasutada automaatikat, ehk siis Merit on see, mis paneb külge makselingid, et keegi ei peaks mingit manuaalset tööd tegema. Küll aga võib tekkida mingeid juhuseid, kus on mingisugune ühekordne makselink või mingisugune ebastandardne kaasus, mis on vaja lahendada, siis makselink on võimalik luua ka ühekaupa
tulles samamoodi jälle Montonio süsteemi. Makseselgitus, kui kaua makselink peaks kehtima, mis summale ta on ja valuutale toetame eurosid ja Poola slotte, aga eeldan, et enamik siit on eurodes maksete kogujad, et see on ka siin vaikimisi variant. Ja on võimalik luua ka ühekordseid makselinke, on võimalik luua ka siis korduvkasutatavaid linke. Ja nüüd, kui ma selle protsessi siin ära teen, makselingi salvestan, siis tegelikult see visuaal või lõpptulemus näeb välja täpselt samasugune. Siinkohal ma tegelikult ka selle kiire makselinkide tutvustuse kokku võtan, annan sõna üle Margusele, kes räägib nüüd natuke lähemalt siis Meriti poolest. Ja taaskord rõhutan, kui on küsimusi, muresid, mõtteid, pange siia küsimuste vastuste kasti ja seejärel me pärast võtame need kõik ennast ette. Margus, sõna sulle üle. Jah, aitäh ja tere hommikust ka minu poolt. Nii, ilmselt on minu ekraan näha. Väga pikalt ma ei hakka siin Meritit vast tutvustama, sest et kõik teavad, et Merit sellist toodet nagu Merit Activa. Mis nüüd puudutab meie Montonio vahelist koostööd, siis nagu Artur ütles, on see üpris viljakas. Me juba päris tükk aega ise kasutame Montonio makselinki oma klientide väljastatud arvetel ja ka kliendid väga usinasti neid makselinke kasutavad, et meie arveid tasuda. Ja sellepärast ka oleme selle võimaluse loonud ka kõikidele meie programmi kasutajatele, et ka nemad saaksid seda head ja mugavat makseviisi omapoolsetele klientidele pakkuda. Ja alustame siis sellest seadistuse poole pealt. Nagu Artur näitas, Montonios te saate 2 võtit, mida siis Merit programmis on vaja sisestada seadistuste aknas. Ja siin on olemas eraldi selline koht nagu Montonio makselink. Siia kopeerite Montonio keskkonnast avaliku ja salajase võtme, mille alusel tõesti siis programm oskab teie firmat siduda nende makselinkidega. Lisaks on vaja siis meie programmis lisada üks eraldi vahepank, sest et see raha lõpuks laekub küll teie päris panka, aga hetkel, kui klient selle makse teeb, siis momentaalselt see tasumine kirjutatakse Montonio vahepanga kontole. Kui siit on aktiveerimine tehtud, siis järgmine seadistus, mis on vaja teha, on e-posti seadistus ehk see meil, mille te nüüd saadate kliendile. Sinna on vaja see link siis lisada juurde. Mul on siin lihtne näide, kuhu on siis pandud selline tekst ja siia maksan arve järgi saangi valida Montonio lingi. Ja selle Montonio lingi koha peal siis tekibki e-mailis nupp maksan arve. Kui teil on erinevaid müügiarve vorme, siis võite need lingid lisada erinevatele vormidele. Ja teine seadistuste koht, mida veel soovitame kasutada, on siis ka saldoteatiste ja meeldetuletuste saatmise aken. Ehk kui te saadate kliendile meeldetuletusi, ka seal mailis on koheselt võimalik seda makselinki kasutada. Ehk et klient saab sealt meeldetuletuse mailist minna otse võlgu olevaid arveid tasuma. Ka siin tuleb siis lihtsalt see linnukene sisse vajutada, et Montonio link arvete maksmiseks. Ja selles osas on kogu seadistus tehtud. Nagu nägite, on see väga lihtne. Järgmine samm on siis, kui teil on koostatud müügiarve ja te selle müügiarve oma kliendile välja saadate. Mul on siin üks müügiarve, saadan ta mailiga minema. Siis siin on see maili sisu nagu näha. Ma saadan ta ära. Ja võtan ette siit nüüd selle akna, mis siis klient näeb, kui tema saab selle maili. Selles mailis on siis loomulikult see arve, mis väljastati ja siin on siis see nupp maksan arve. Kui klient nüüd sellele nuppule klikib,
siis avaneb tal Montonia kaudu selline aken, kus on siis näha, kes on arve väljastaja, mis on arve summa ja arve number. Ja siit, nagu Artur juhendas, on võimalik mitmeid erinevaid makseviise kasutada. Teeme läbi kõigepealt selle maksan pangas kõige lihtsama viisi. Lähen siin maksma, siis Montonia pakub erinevate pankade maksmist. Võtan siit suvalise Swedi. Praegane keskkond on nagu demokeskkond, siin ma otse panka ei pea minema, vaid siin on viidud see protsess selliseks, et makse tehakse ilma panka sisenemata ära, aga loomulikult, kui klient seda linki vajutab, siis ta logitakse internetipanka sisse ja seal saab siis selle makse kinnitada. Ja nüüd, kui klient on selle protsessi läbi teinud, siis mis juhtub programmis? Programmis juhtub see, et seesama arve on koheselt tasutud ja see summa pandi nüüd Montonia vahepanga kontole. Näete, see arve enam võlgu ei ole. Meie koostasime selle makse põhjal korrektse pangamakse ja teie otseselt ei pea sellel hetkel mitte midagi selle maksega tegema. Teil on arve laekunud ja võlgnevus on kinni kaetud. Rääkisin ka nüüd meeldetuletuse saatmisest. Selleks on siis meil olemas selline koht nagu saldoteatiste meeldetuletused. Kui ma siit saadan meeldetuletused kliendile, siis peale selle meili väljasaatmist näeb see meil välja selline. Kliendini jõudis meil, kus on siis näha esialgu, ma tegin selle meili ennem valmis, siin on 2 arvet, millest ma ühe nüüd juba tegelikult ära maksin. Kui klient saab sellise arve, mis on juba makstud või sellise lingi peale läheb kunagi hiljem, siis klikkides sinna lingile antakse kohe talle teada, et see arve on juba varasemalt tasutud ja mingisugust topelttasumist ei teki. Küll aga saab ta maksta siis seda teist arvet, mis seal meeldetuletuses veel oli. Nüüd, mis juhtub edasi selle rahaga? Selles mõttes, et kui teil on Meritis aktiveeritud enda panga gateway lepingud, siis tegelikult see raha laekub ka teie panka praktiliselt momentaalselt, kuna me toome kogu aeg makseid jooksvalt sisse. Ja ma olen siia panga aknasse toonud ühe väikse näite, ehk sellisel kujul hakkab siis maksete laekumine toimuma teie panka, kus on siis näha, et see makse on tehtud läbi Montonia. Siin on näha selle arve number, mille eest see maksti. Siin on näha see summa ja on ka kliendi nimi. Ja nüüd teie kui raamatupidaja saate selle väga lihtsa viisiga konteerida nüüd sinna Montonia vahepanga kontole, sest et see konto meil lõpuks peab jooksma nulli. Selleks ma lihtsalt siin filtreerin välja sõna Montonia. Siis jäävad kõik need read alles ainult, kus on tegemist Montonia maksetega. Valin siit kontoks Montonia vahepank ja salvestan selle konto kõikidele ridadele. Ja seejärel juba kinnitan maksed. Ja nii lihtne see selles mõttes, et ongi, et nüüd on Montonia vahepank kantud nulli, kliendi arved on tasutud ja teie raha on ilusti konteeritud teie õigele pangakontole. Nii, sai ka minu poolt päris kiiresti ja ruttu see osa läbi. Vaatame, siin on vist tulnud üks küsimus. Jah, siin on küsitud, et kui ettevõttel on mitu pangaarvet ja erinevates pankades, kas siis tuleks valida üks pank, kuhu maksed hakkavad laekuma? Jah, see nüüd on ilmselt siis seal Montonia pool seadistatav, et millisesse panka hakkavad teie läbi Montonia tulnud arved laekuma. On mul õigus, Artur, vist? Jah, sul on õigus, kuigi me hiljuti oleme siin arendanud ka funktsionaalsuse, et kliendil võiks olla, saab olla mitu erinevat pangakontot ja sellisel juhul laekub Swedi makse suunatakse Swedi kontole, SEB makse SEB kontole, LHV makse LHV kontole. Tegelikult selline variant on võimalik meie süsteemis seadistada küll.
Nii, Kadri on küsinud sellise küsimuse, kas meeldetuletusarveid saab tasuda kõik eraldi, mitte ei teki link koondsummale? Jah, kuna iga link on seotud konkreetse arvega ja pannakse konkreetse arve külge kohe tasumine, siis on seal kõikide arvete tasumine eraldi. Siukest koondsummat seal ei ole võimalik tasuda. Kas väliskliendid saavad ka kasutada Montoniat? Vastan sellele ise, et väliskliendid saavad kasutada Montoniat, kui me räägime klient kui Meriti ja Montonio klient, siis see võib olla ka Soome ettevõte, see võib olla ka Saksamaa ettevõte, et seal iseenesest meie poolt mingit takistust ei ole. Ja nüüd, kui me räägime tasumisest, siis näiteks pannes makselinkidele kaardimaksed külge, on võimalik makseid koguda sisuliselt üle Euroopa. Et seal ta ei ole ainult Eestiga seotud lahendus, et seal on paindlikkust rohkem. Nii, järgmine küsimus on, et kas seda liidestust saab teha ka Merit Basic paketiga, mis on teenustasud Montonio'l ja Meritil. Meritil ühtegi teenustasu sellega ei ole, see on meie kasutajatele litsentsi hinna sees ja seda saab kasutada kõige tavalisema Basic paketiga. Ja uuesti vastan ka Montonio poole pealt. Me küsime makselinkide kui teenuse eest 10 € kuus, ehk siis fikseeritud tasu. See ei sõltu sellest, kas te loote 50 makselinki või 100 või 1000, vahet ei ole, seal mingit piirangut ei ole. Ja maksetele endale kehtivad siis meie tavalised maksete teenustasud, mis on ka meie kodulehelt nähtavad. Ma ei hakka neid kõik ühekaupa välja tooma, aga jah, ainuke fikseeritud tasu on siis 10 € kuus, mis siis avab selle makselinkide teenuse, aga seal mingid muid piirangud ei ole. Ma näen ka chatis oli küsimused maksmise kohta, teenustasude kohta, selle katsime. Jah, kui palju on kuutasud kasutada pangalinki, sellest rääkisime ka. Ja Margus saad selle kuidas rakendub link perioodilistele arvetele? Selles mõttes, et perioodiliste arvete pealt te koostate tavalised arved, mille te saadate välja ja täpselt samamoodi see link rakendubki nendele, kui te saadate välja. Te ei saada ju välja perioodilisi arveid, vaid ikka tavalisi müügiarveid ja seal peal on see link ilusti korrektselt olemas. Kas saate lihtsamalt mainida, et millistel juhtudel võivad tekkida duplikaatarved ja mida peab tegema, et see nii ei juhtuks, kui juhtub? Ma nüüd hästi ei saa muidugi küsimust aru, et mis tähendab tekivad duplikaatarved, et kas perioodiliselt arvelt on tekkinud duplikaatarved või see muidugi ei ole ka otseselt tänase päeva teema, et meie klienditugi aitab ilmselt teid selles osas natukene, kui on tekkinud mingisugused duplikaatarved teil. Ja vastuseks küsimusele, et palun linki, kus Montonio lehel asuvad teenuste hinnad. Mis lisandub, on siis maksete tasu ja ütleme näiteks pangamakse kogumine hetkel on teenustasuga 10 senti per makse. Nii et kui te kogute 10 makset kuus, siis sealt tuleb teenustasuna 1 € ehk siis 10 korda 0,1 € veel juurde. Jah, saadan kohe hinnastuse lingi siia vestlusesse ka. Nii, siin on järgmine küsimus, et kui arvel on eelnev võlasumma, kas link tekib ainult arve või kogusummale, link tekib ainult arvesumma kohta. Kas korteriühistud kasutavad makselingi teenust ja milline on tagasiside? Selles mõttes, et ega me nüüd päris täpselt muidugi ei ole jälginud, kes seda teenust kasutavad. Me teame umbes 100 ettevõtte kandis on praegu seda teenust aktiveerinud meie programmi poole peal. Kas nad nüüd kõik ka kasutavad, see päris täpselt teada ei ole. Aga ilmselt on nende hulgas ka korteriühistud, miks mitte. Ma arvan, et see korteriühistutele on väga hea lahendus. Ma tegelikult vastan Aleksei küsimusele ka, kuna mul on isiklik seos, sest mina kirjutasin oma korteriühistule, et on äkki aeg minna natuke moodsama maksete kogumise lahenduse peale üle kui need tavalised PDF-arved. Ma sain vastuse, et see on protseduuriliselt natuke keeruline, kuna siis tuleb võtta mingi uus teenus kasutusele ja see sõltub mingitest muudest asjadest ka.
aga ma olen ise väga seda meelt, et kui kõik korteriühistud võiksid seda kasutada, sest see on nii elementaarne viis, kuidas teha maksete tasumine või arvete tasumine lihtsamaks. Ilmselt siin olenebki sellest, et millist raamatupidamistarkvara korteriühistu kasutab. Kui nad kasutaksid aktivat, siis ei ole siin mitte midagi keerulist, nagu te nägite. See aktiveerimine ja see on kõigile täpselt ühesugune, oled sa korteriühistu või osaühing või aktsiaselts. Nii. Kui müügiarved tulevad teisest programmist läbi API liidestuse, kas Montonia API liidestus tuvastab ka need müügiarved ja suudab neid omavahel siduda? Selles mõttes, et ikkagi Montonia makselink läheb meilile, mis läheb programmist välja. Ja kui see müügiarve on tulnud sisse mingit muud teed pidi, mitte käsitsi sisestades, vaid läbi API, aga ta saadetakse Meritist välja, siis loomulikult ta läheb sinna kaasa. Kui nüüd saadate müügiarve kuskilt mujalt süsteemist välja, lisaks sellele, et te saadate ka selle Meritisse, siis on juba teine teema, et siis sinna teise süsteemi selle Montonia lingi lisamine ilmselt Meritiga kuidagi seotud ei ole. Nii palju kommenteerin vahel, et Montonia ise kasutab ka Montonia makselinke, et ka nagu meie poolt väljastatavatel arvetel oleme me enda makselingi juurde pannud. Ja nagu ma alguses ütlesin, ka Merit kasutab ise Montoniat. Ja meil läks, kui nüüd peegeldada isiklikku kogemust, siis meil läks maksete kogumise distsipliin kordades paremaks. Varem oli meil see mure, et mis arve ei pannud tähele, kuidas seda maksta saab ja nii edasi, aga pärast makselinkide kasutusele võtmist on nende küsimuste arv ja laikumata summade arv kordades vähenenud. Ja Meriti poole pealt veel tahaksin ka veel meelde tuletada, et meil on olemas selline koht nagu iseteeninduskeskkond. Kõik need, kes on Meriti kasutajad, saavad Meriti käest arve, ka seal iseteeninduskeskkonnas on see sama Montonia makselink nende arvete tasumiseks. Kas e-arvega läheb kaasa makselink? Ei, makselink on ainult meilis. Saatsin siia vahepeal ka meie hinnastuse lehe, sest maksete osas hinnastus sõltub sellest, kas on pangamakse või kaardimakse ja kaardimaksed jagunevad ka veel, et kas ta on Euroopa kaart või välismaa kaart, et seal tabelites on kõik erinevad potentsiaalsed kulud välja toodud. Omalt poolt võis selle kasutaja kogemuse koha pealt saan siis öelda seda, et kui klient maksab pangalingi kaudu, siis see, nagu ma ütlesin, et on praktiliselt kohe programmis olemas. Kui tal on olemas gateway lepingud ja kuna me toome makseid sisse jooksvalt. Kui nüüd klient maksab kaardimakse kaudu, siis kaardimakse on natukene teistmoodi. Seal vist Montonia kasutab Stripe'i ja seal kogutakse vist, võib-olla Artur oskab seda täpsemalt öelda, et äkki ühe päeva maksed kõik kokku ja siis saadetakse järgmisel päeval. Mingi selline loogika vist on seal. Jah, tänud, et sa seda mainisid. Kaardimaksete puhul siis kogutakse maksed tõepoolest kokku ühe päeva jooksul, nagu Margus ütles, ja siis tehakse sellise hulgi väljamaksena, et mitte nagu iga kaardimakse eraldiseisvalt teie kontole, vaid eelmise päeva mitu iganes makset oli, tuleb siis ühe koondlaekumisena teie poolt määratud pangakontole. Ja meie süsteemis on kenasti olemas vastavad raportid ja väljavõtted, kus on võimalik siis kokku viia see laekumine nende üksikute maksetega, millest see laekumine koosneb. Järgmine küsimus on, et siit osa meie kliente soovib ainult e-arveid, nemad siis Montonia linki kasutada ei saa. Jah, tõesti, see link on praegu ainult meilides. Ilmselt siin tulevikus hakatakse ka midagi mõtlema, et see link saab olla äkki seal juba selle PDF-i peal, mis jõuab teisele poolele, aga hetkel on see tõesti ainult meilis. Sest et me kõik soovime ja loodame, et e-arvete kasutamine läheb väga laialdaseks, aga praegusel juhul meie näeme enda poole pealt, et tegelikult ainult 6–7% kasutatakse e-arveid müügiarvete väljasaatmisel. Ehk et endiselt on see meili teel saadetavate arvete hulk väga suur ja see kindlasti aitab see Montonia link seal nende tasumisi. Lisasin ka ühe täpsustava kommentaari omalt poolt hinnastuse osas, et kui see link lahti võtta, mis ma saatsin, siis seal on ka teatud paketid, standard või premium. See ei kehti ainult makselinke kasutavatele ettevõtetele,
kontekst on siis see, et Montonia töötab ka paljude e-poodidega, seal on meie hinnastus natukene teine, aga kui me räägime ainult siis makselinkidest arvete tasumiseks, siis seal on jah fikseeritud tasu lihtsalt 10 eurot ja see standard või premium, et need teid ei puuduta. Käisin korra silmaga läbi, et tundub, et me oleme küsimused nii Q&A kastis kui ka siin chatis läbi käinud. Ei ole vist midagi, mis oleks kogemata kahe silma vahele jäänud. Nii, hinnastuse osas täpsustan, et Activa makselinke kasutades paketitasu standard või premium ei rakendu. Selle asemel on vaid fikseeritud tasu 10 eurot pluss makselingi teenustasu, mis sõltub siis maksemeetodist ja maksete arvust. Jah, ilmselt on see õige. Nii kui ma eelnevalt ütlesin, Activa poole peal ehk et Merit mingisugust tasu ei püsi. Okei, kas on veel mõni viimase hetke küsimus või mõni viimase hetke teema, mis saame Margusega koos katta? Tundub, et vist ei ole, siis suured tänud teile osalemise eest ja suured tänud kõikide nende küsimuste eest. Siis on alati palju lõbusam midagi presenteerida, kui küsitakse, muidu lihtsalt kuuled enda häält ja läbi pakata igav. Nagu ma alguses mainisin, siis me saadame selle salvestuse kõigile ka järgi. Ma arvan, et nädal või natuke peale läheb selle redigreerimise ja sättimise peale, aga kõik saate selle endale emaili peale ka kaasa. On veel tulnud üks küsimus siin, et mina Meriti arvet ei saa tasuda makselingi kaudu, väidab, et ebaturvaline. Ma nüüd ei oska seda täpselt kommenteerida isegi, et aga ma arvan, et siin on ka jälle meie klienditugi, meie IT-tugi saab selles osas teid ilmselt aidata. Ju siis on teie arvuti mingisugused turvateenused või asjad seal või oskab Artur seda? Jah, sa enam-vähem mainisid loogilist põhjust, et mõnikord on brauseris pandud mingisugused seadistused, mis arvavad, et tegemist on ebaturvalise lingiga. Jah, et lahendamise mõttes võib-olla on jah mõistlik lihtsalt vaadata need brauseri seadistused üle, et kindlasti ei ole tegemist ebaturvalise lingiga, et seda saame kinnitada. Ja kuna kasutaja on ikkagi Meriti kasutaja ja tahab maksta Meriti arvet, siis loomulikult meie klienditugi saab siin abis olla. Võtke ühendust. Okei, aga siis võib-olla viimast korda veel, et kui midagi on, siis saate praegu küsida, saate alati ka kirjalikult. Lepingu lõpetamine. Mart, saame jälle vastata läbi kahe prisma. Montonia lepingu lõpetamine käib hästi kiiresti. Meie iseteenuskeskkonnas on nupuke sulge teenus ja siis ongi see teenus suletud. Et seal mingit nagu lepingut kui sellist, mis on vaja kusagil, ma ei tea, allkirjastada või kellegi saata, seda ei ole. Et see käib võrdlemisi kiiresti. Ja Meriti poole peal samamoodi. Kustutate lihtsalt sealt need võtmed ära, võtate selle meiliseadistusest selle lingi ära ja ongi asi lõppenud. Okei, aga siis, jah, kui on mingeid muid muresid küsimusi veel, siis kas on tasuta prooviperiood ka? Üldiselt ei ole, aga kui on mingisugune hirm või ebakindlus või pole kindel, kuidas asi töötab, siis ma ei saa midagi lubada. Võite proovida ühendust võtta, aga üldiselt me seda ei praktiseeri, et teenus töötab nagu hästi. Me teame, et ta on nagu kvaliteetne, et seda nagu muret otseselt ei ole, et nagu ta ei tööta ja ma siis maksin mingit summat. Et pigem arvestada sellega, et ta on 10 eurot kuus. Aga jah, kui ei sobi, siis lõpetamine käib. Lihtsalt ei ole mingit, mis iganes 6 kuu tasu, mis tuleb ette ära maksta, et seda me ei harrasta. Aga jah, ka mina siis omalt poolt tänan ja kõik küsimused, mis nüüd hiljem tekivad veel Meriti klienditugi kindlasti saab aidata. Aga tänud sulle, Margus, tänud kõikidele inimestele, kes tulid kohale. Ilusat teispäeva jätku. Jah, kõike head, nägemist. Nägemist.